Spordižurnaal Poodium on taas kord teie ees, et võtta luubi alla maailma ja Eesti tippspordi sündmused. Margus, millest me täna saates räägime? Tänane peateema on loomulikult meistrite liiga, kuna möödunud nädalal selgusid poolfinalistid. Meile tuleb külla Maarjamaa kõige kiirem mees, Karl-Erik Nazarov. Euroopa ja konverentsiliiga lähenevad kulminatsioonile, sellest pikemalt meie jalgpallirubriigis. Nagu kord ja kohus valime välja nädala tegija, nädala äparduja ja nädala jalgpalluri. Tänase saate meelelahutuslikus osas selgub, kui hästi tunneb Lauri spordireegleid. Meie luksuslikul valgel diivanil võtab taaskord istet Olipeti koefitsiendi ekspert Tanel Tursk, kes räägib meile selle nädala parematest spordisündmustest ja nendega kaasas käivatest koefitsientidest. Nüüd aga alustame spordiuudistega. Reimer, Pigil, Amikip, Agižatsööts, Reneer teab, Itid Nallav. Ei, tegemist ei ole lätikeelse uudisega, tegemist on tagurpidi uudisega, mis loomulikult pärineb minu kaotusest eelmise saate väljakutse osas. Ja nüüd Lauril on suurepärane võimalus ära arvata, millise uudisega on tegemist. Ma arvan, et sa tahad mulle natukene nina peale visata ja natukene haiget teha ja sa oled valinud uudiseks, et FC Barcelona kukkus Euroopa liigas Eintrachti vastu välja konkurentsist. Oot, selle uudise oleks pidanud valima, jah, aga tegemist on siis hoopis teistsuguse. Mis uudis on? Tegemist on siis sellise uudisega, ma loen ta nüüd ette õiget pidi. Premier League'i pikima tööstaažiga peatreener vallandati. Ja loomulikult käib jutt siis Sean Ditchist, pikaaegsest Burnley peatreenerist, kes 10 aastat siis oma postil töötas, aga kahjuks ta vallandati või õnneks, kuigi mulle tundub nagu kuidagi ei olnud hea otsus. Eks näis. Eesti noorel vormelipiloodil Jüri Vipsil on tekkinud õhkõrn võimalus pääseda F1 masina rooli. Nimelt on teatanud Williams, et kuna neil endal noort kasvandikku võtta ei ole, siis pakuksid nad esimesena võimalust nende masina rooli istuda Jüri Vipsile. Kui Jüri Vips Alfa Tauri rooli ei saa, siis võib ta võtta vastu Williamsi pakkumise ja näeme teda võib-olla varsti juba F1-s. Hästi palju võib olla, hästi palju agasid, aga kuidas sina suhtud? No ja seal on teisi mendi veel, eks ole, Dawsonid ja kes seal on, eks ole kõik, et need kandidaate on 5-6 tükki. Aga jaa, ei, ma näen, et Vips on nagu heas nimekirjas või heas soosingus, nii et loomulikult me kõik loodame, et ta istub Red Bulli rooli. Maxi kõrvale. Williams siis. Aga Williams tõuseb, Williams ei ole paha, Williams näitab head minekut, selle koha pealt on nagu kena. Ja üldse saada F1 jalg ukse vahel ei ole paha ja tegelikult Carlos Sainz on hea näide, et oli ka ju Red Bulli kasvandik, ta tuli küll Red Bulli farmis, tuli F1 sõitma, aga tänaseks on Ferraris ja näitab väga head minekut, nii et Jüri, F1 on sinu. Iluisutamise juunioride MM-il Tallinnas saavutas Mihhail Selevko 6. koha, mis ei ole üldse halb. Arlet Levandi seevastu jäi 12. kahe siis kava kokkuvõttes. Ja kes meil võitis meil Ilja Malinin Ameerika Ühendriikidest, nagu nimest aru saada. Absoluutselt nimest oli aru saada, et ju täitsa ameeriklane. Nii nagu ka esimesed 6 kõik olid selliste nimedega. Kõik Iljad ja Olegid ja Katarinad ja Natašad ühesõnaga. Jah, kelle päritolumaad oleks raske olnud ära arvata. Kui Vene gaas ja nafta kinni pannakse, siis sportlased on järgmine impordiallikas tundub või ekspordiallikas. No, ma arvan, nad juba on. Igatahes soovime kõigile õnne ja ka meie sportlastele. Naiste tennis endine maailma esirekett Kim Clijsters riputas reketi 38-aastaselt lõplikult varna. Tegu oleks suure uudisega, aga tegelikult ei ole, sest Kim on reketit varna riputanud eelnevalt juba 2 korda. Tasub ainult oodata, et kunas ta jälle reketi kätte võtab ja mängima hakkab. Ja esimene kord riputas ta reketi varna siis, kui John McEnroe lõpetas ja teine kord siis, kui Andre Agassi lõpetas. Ja tänaseks on ta jõudnud VTA reitingus 1195. kohale. Aga on olnud kus kukkuda ja nüüd on kus tõusta. Ütleme niimoodi, et klass on igavene vorm on ju lihtsalt see, mis läheb käest ära. Ja ma arvan, et ta tuleb veel tagasi 4. ja 5. ja 6. korda. Nagu meie bänd kevadel läheb laiali ja sügisel läheb laiali ja kevadel tuleb uuesti kokku, et suvetuur välja müüa. Jah, mingi kusagil Indian veel, siis me teda kindlasti näeme, kui ta reiting on seal 3456. Öeldakse, et pärast kaklust rusikatega ei vehita. Küll aga võib vastasele näkku sülitada ja teda putsaga visata näiteks. Nii vähemalt arvas Atletico mängija Zimmer Zaiko, kelle nime ma ei oska hääldada.
Ja mis siis juhtus pärast Cityl kaotatud meistrite liiga veerandfinaalmängu? Ei suudetud oma emotsioone vaos hoida ka peale mängu ja siis Tunnelis läks andmiseks. Alustas seda veel Savic seal kõige esimesena, kes jätkas oma kähmlust Grealishiga, keda ta juba enne platsil juustes tutistas ikka korralikult ja 2 mängu järjest on tutistanud teda. No ühesõnaga sellised lood jalgpalli kulisside tagant. Jalgpalli tunnelist. Väga inetu lugu, loodame, et poisid saavad karistada ja järgmine kord on targemad. Või saadetakse nad sanatooriumisse. See on puhkus, naised. Ja raha. Tundub tõesti, et vägivalla hooaeg Euroopas on avatud, sest et Prantsusmaa meistrivõistlustel võrkpallis veerandfinaalis läksid omavahel kättpidi kokku Ardo Kreegi koduklubi Seti ja Narbonni mehed rusikatega lööma lõuga ja igale poole mujale. Selle peale pole muud öelda, kui et kui me üle-eelmise nädala ristisime lati ja postilöökide nädalaks, siis eelmine nädal, võiks öelda, et möödus suluseisust löödud väravate egiidi all ja palju tööd Varrile. Aga alustame kõigepealt siis loomulikult minu jaoks vähemalt kõige põnevamast mängust, mis oli Real Madrid ja Chelsea. No see oli ausalt öeldes iga jalgpallisõbra totaalne maasikas. No see, kui me hakkasime seda mängu vaatama, sina oma kodus, mina oma kodus ja me omavahel chattisime, siis ma ütlesin, et ma soovin sellest mängust näha trillerit ja paremat trillerit mina ei oleks ette kujutanud. Võib-olla tõesti 20 penaltit ja siis eksimus oleks olnud nagu parem lahendus, aga see, et mäng lisaajale Real tuleb lihtsalt tagant august, see oli vapustav. Jah, et kiire meeldetuletus skoorist ja esimene mäng lõppes 3-1 Real Madridi võiduga. Mindi siis kodus seda võitu kaitsma ja tundus alguses, et ega see neil väga hästi ei õnnestunud. Eder Militao oli puudu, kes siis nagu nõrgestas kogu seda Real Madridi kaitsemängu, eriti teisel korrusel peamänguna. Ja ühtäkki oli seis 4-4, ma mõtlen siis 2 mängu kokkuvõttes ja mindi lisaajale. Ja siit juba nagu võis kõike oodata. No selles mõttes Madridi mäng ei olnud väga veenev. Nagu muster hakkab välja kujunema Realile, et nad on vaja ikkagi nagu nurka suruda, ikkagi niimoodi, et nad kaotate, ei pääse edasi, ei saa punkte, et siis nende mängumootor hakkab kuidagi tööle ja just nagu mulle tundub, et see on siuke nagu valitakse siuke hetk, kus vastane tunneb ennast kõige nagu nõrgemana või nagu kõige kaitstumana, käed põlvedel ja siis kusagil siuke 67-75 seal vahel paneb Real lihtsalt 6. käigu sisse ja purjetab jälle nagu võidu poole, et see on tegelikult imeks pandav nagu, et ma ei tea, kas see on nagu kogemata või see ongi, tegelikult on see Loti taktika, et mängime loidu ja siis lõpuks lükkame lihtsalt nagu niimoodi käima. Et kui sa vaatad tema rahulikku nägu seal staadioni kõrval või väljaku kõrval, siis see nagu ei tahakski nagu paremini. Tundub nagu nii pidigi olema. Et ma teadsin, et Benzemaal ei ole täna hea päev, eks ole, mõned mehed on puudu, mõned on natukene võib-olla ei ole kõige paremas vormis seal, Kroos ja kes veel. Ja siis, kes meil täna vormis on? Modric. Aga kuule, sa mängid täna hästi on ju? Modric, kuule, tee üks välisküljega, tee oma parim sööd, näita, mis sa saad. Ja Modric tegi. Ja 80. minutil siis ja Rodrigo tuli siis ja realiseeris. Rodrigo ta ju vahetas sisse, eks ole. Ja no see oli suht ka nagu mingi esimene puudevennal või midagi sellist. Umbes nii, jah. Et ta väga pikalt on saanud väljakul olla, aga ütleme, et see Modrici nagu välisküljega nagu sööd, see siis olgem ausalt, see on ristitud ikkagi nagu klassikaks ja kullaks juba, et sellega nii-öelda öeldi, et nüüd ta kuulub siis sinna nii-öelda Pirlo, Zidani, Xavi, nende nagu nii-öelda keskvälja maestrote nagu punti, et on ennast nagu tõestanud. Aga mulle meeldis see, kuidas Chelsea nagu püüdis 10 mehega rünnata. Enam-vähem nagu kõik ja siis jälle tegelikult me jõuame sinna, kus Rüdiger juba näeb seda kohta, kus ta selle Brentfordi värava lõi, selle ilu värava 30 meetri pealt. Rüdiger nagu üle poole platsi saab. Nii on ta juba kohe nagu, peaks peale lööma äkki või proovime. Aga Tucheli tahvel on ka ju ikkagi nagu järjekordne meem kõikidel jalgpallisõpradele. Kuidas veetakse lihtsalt kusagilt nagu tribüüni tagant veetakse suur tahvel välja, mehed ümber ja hakatakse nuppudega seletama. Aga hea, nagu see lähenemine, mis Tuchelil on tegelikult, see näitab ikkagi nagu tema seda distsipliini ja kuidagi nagu seda jalgpalli IQ-d, et sul nagu, see ongi nagu, Kossus me näeme, et vennal on tahvel käis ja joonistab, on ju, käsipallis natukene ka võrgus ka joonistatakse, aga jalkas see on ikkagi nagu harukordne asi. Aga Real Madrid siis
poolfinaalis läheb kokku Manchester City'ga, see saab kindlasti olema ka väga põnev mäng. Aga meie lähme juba järgmise mängu juurde ja vaatame, mis toimus Bayern Müncheni ja Villareali vahel. Esimene mäng lõppes siis 1-0 Villareali võiduga ja teine mäng lõppes täiesti ootamatult 1-1 viigiga. Ja Villareal läks edasi, mis on täiesti, olgem ausalt, šokeeriv, sest et nagu paberil ja nagu iga nagu kaine mõistus või mõistuse hääl või kõhutunne ütleks ju seda, et välja arvatud siis Villareali fännid ilmselt, aga ütleks ju seda, et Bayern läheb siit ju nii lihtne vastane, et peaks edasi minema, et nagu Saksamaa esimene Hispaania hetkel 7, et see peaks olema jalutuskäik pargis, aga kollane allveelaev tegi oma töö ära. Jah, ütleme siis, kui me nimetame Atletico Madridi taktikat nii-öelda bussipargi taktikaks, siis Villareal näitas meile, kuidas tegelik bussipargi taktika käib, ehk siis allveelaeva pargi taktika. Selline tõeline jalgpalli Pearl Harbor. Aga mida siis selle vastu nagu ette võtta? Nagelsmann otsustas, et proovime neid ikkagi ääretsenderdusi, sest meil on Lewandowski keskel. Suur pikk poiss on ju. Ilus pikk poiss ja on ju ka väravaid löönud päris mitu sel hooajal. Aga seda teadsid ju ka Villareali mehed, eks ole, ja nii Albiol kui... Nad olid teda ju Huawei reklaamis näinud. Pau Torres. Ilus poiss tuleb Saksamaalt. Albioli siis nagu üritati küll elimineerida. Lewandowski vist nagu peksis talle kord jalga, kord põlve ja üritas talle veel pähe lüüa. Aga Albiol on siuke macho mees, et see nagu nii lihtsalt ei sure. Puhus peale, pani teelehe peale korraks jälle. Ja läks edasi, just. Nii et siis tulid juba sinna kaitsemängijad ja tegelikult ütleme, Bayern ründas ikka ka nagu kogu meeskonnaga. Ma juba ootasin seal, millal Neuer sinna 16 kasti alalähistele ilmub. Keskring ikka on ju. Et tahaks ka midagi. Et senderdusi tuli igast kaarest, aga nad ei olnud väga täpsed ja lõpptulemus oli see, et mida sa sealt senderdad, kui sul on terve see allveelaev istub seal kastis on ju ja madalat maast pole mõtet ka toppida, sest et see ka nagu on plokis vahel kahe on ju. No just, ja need maast pallisöödud, need ei läinud läbi ükski, nii et ühesõnaga tehti kaitsetöö ära, saadi mängu jooksul 2 rünnakut. Ja kusjuures ma vaatan, et praegu statistikas on pandud isegi 3, aga mina registreerisin ka 2 ja et 3 lööki on tehtud väravale Villareali poolt ja 1 on läinud raami ja 1 on läinud ka sisse, nii et sa ei peagi peksma 20 korda väravale peale, kui sa lähed nagu lööd 1 peale ja 1 sisse, siis nagu selleks juba ju nagu piisab selleks, et olla meistrite liigas poolfinaalis, nii et igati pidi hämmastav. Nojah, mis seal ikka, aga seda põnevamaks võib-olla läheb, sest järgmised paarilised on ettearvamatud. Nii, aga lähme edasi. Ja meie järgmine mäng, mis minu jaoks oli nagu erakordselt põnev, tähendab erakordselt põnev selles mõttes, et eeldused ja ootused olid palju väiksemad. Arvata võis, et Liverpool läheb nüüd Portugali Lissaboni ja lihtsalt jalutab ära seal platsil. Mis nad seal ikka nii väga ja lähevad ilmselt B-koondisega üldse. Ja, Et on nagu käes juba kõik. Et on käes. Ja algus nii nagu läkski, et jällegi siuke 3-1, 3-0 oli lausa skoor. Ja siis otsustas Benfica, et me võiks ka nüüd nagu näidata maailmale, et me oskame jalgpalli mängida, sest neil on ju Darwin Núñez, kes on siis... salamisi saanud kuidagi meie lemmikuks, võiks öelda vist, et ta nagu on väga sümpaatselt nagu silma paistnud ja seal just, et eriti minule jäi ta esimest korda silma Ajaxiga mängudes on ju, et nüüd ka nagu Liverpooliga mängudes, et see poiss läheb kohtadesse ja hakkab suuri tegusid tegema. Uruguay koondise uus laine, eks ole, et põhimõtteliselt Suarez võib hambad varna riputada või kellegi õlga või kuidas tal kombeks on. Või kaela on ju. Jah. Aga jah, ütleme selliseid Forlane ja Suarese järgmine põlvkond on nüüd olemas, kelleks saab Darwin Núñez kindlasti. Ilmselgelt jah. Kui nüüd vigastused muidugi noort meest maha ei murra, aga see võimalus on alati olemas. Potentsiaali on ikkagi nagu tegelikult meeletult. Ja. Aga mäng oli jah selles mõttes põnev, et väga palju sellist jookse ja lööd. Núñez lõi ju 3 väravat, jooksis lõi 3 väravat, aga Varr võttis kahjuks 2 ära. Vaat see paha Varr on jälle kõigest süüdi. On. Mängijad löövad ilusad väravaid, aga siis mingid kohtunikud kusagil arvutidaga hakkavad puterdama. Madridis peeti maha korduskohtumine. Esimene mäng lõppes City võiduga 1-0
ja Atleticol põhimõtteliselt oli vaja siis ühte väravat, ja mille nad siis ei suutnud lüüa mingil põhjusel. Aga võib-olla sellepärast, et maailma ikkagi nagu absoluutne tippklubi oli täna vastas. Jah, ka see. No ütleme, et City võib-olla ei mänginud nagu oma kõige paremat jalgpalli, aga see mäng algas kohe nii robustselt, et kiskus nagu loomade jalgpalliks ära ja sinna ta eskaleerus ka lõpuks ikka täielikuks loomade jalgpalli tuumasõjaks. Ütleks, et vaene Foden kõigepealt peksti seal peapuruks, pärast taheti lõuga panna, aga siis peal trambiti umbes ja igati pidi ta väike poiss ka ja kõik tõukasid teda. Saavits lihtsalt käis ja tõukas teda nagu platsil. Tõesti julmalt, see oli nagu palus vaadata natukene. Aga mäng oli ikkagi nagu kollasid kaarte jagati ikkagi mõlemale poole kuhjaga ja Filippe suutis ikkagi punase ka mängu lõpuks veel välja võluda ja see palju anti lisaminuteid oli ka ikkagi nagu siuke korralik ikka 10 minutit tõmmati otsa ja sealt libistati ka veel natukene üle, et see oli nagu päris emotsionaalne mäng, aga millest on võib-olla nagu minul, mis jäi nagu selle mängu puhul kripeldama, on ikkagi see, et härra Kevin De Bruyne vahetati välja kusagil 65. minutil ja nädalavahetusel Liverpooli vastu teda me ka platsile näinud, ehk siis City on edasi, aga ma julgen öelda, et nende kõige parem mängija on katki. Tal on mingi põlvevigastus, et sellega ongi nagu natukene keeruline lugu, et otseselt me ju ei näinud trauma põhjustajat, mis võib olla nagu halb uudis. See pigem on halb uudis, et kui mängija lihtsalt kokku kukub, on halvem uudis kui see, kui ta kellegi käest laksu saab, siis ta saab puuka sinika, natuke puhub peale, jälle teelehte, natukene külmaspreid ja läheb nagu minna. Et eks nagu näha, muidugi City nagu pink ja sisu on nagu nii nagu suur, et De Bruyne ei ole nüüd nagu maailma lõpp, aga ikkagi väga-väga valus kaotus, sest et esimeses mängus Atleti vastu oli tema see, kes tegi 1-1 ära ja lõi oma värava, et ta on ikkagi mees, kes nagu otsustab, aga üldiselt ütleme ausalt, kui me peale esimest mängu mõtlesime sellele paarile, siis oli ikka nagu naljakas, küll itsitasime pihku selle 5-5-0 taktikaga, aga kodus ikkagi Atletico tuli ja näitas, et me ründame ja nagu ei rünnanud üldse nagu tegelikult ei ründanud pahasti. See, et nad ära ei löönud, oli tegelikult isegi nagu jalgpalli jumal ütles, et ei tohi lüüa, Nad olid 6 korda raami peale, et see sust nagu ei vabandust, 3 korda lõid raami nagu sisse ja 6 korda mööda, et aga need rünnakud, kui kiired ja osavad ja millal sa nägid viimati Cityt sellise surve all? Liverpooli vastu. Liverpooli vastu isegi polnud sellist survet, et Atleti pani ikka nagu totaalse pressi Kägistas. Peale ja pluss City püüdis nagu vastupressi teha, aga ta saanud palli kätte. Et selles mõttes, et keegi on veel osavam kui nemad, see oli nagu, rollid olid vahetunud ühesõnaga täielikult. Seega siis Atletico Madrid langes välja ja City läheb edasi poolfinaali Real Madridi vastu, nagu me juba ütlesime, teine poolfinaal siis Liverpool ja Villarreal. Saab ka olema kindlasti põnev mäng. Aga ennustame ka, mis me arvame, kes jõuavad finaali. Meil on siis City Real, Live Villarreal. Ma nagu selles nagu nii väga, kui ma ei hinda Pep Guardiolat treenerina ja tema City tugevus, siis mina arvan, et meie näeme see aasta finaalis Real Madridi ja Liverpooli. Korduskohtumine ja revanš Liverpoolile, ma pakuks isegi Liverpooli võitu. City on hea, aga Realil on X-faktor, et neil ongi nagu see Benzema, Vinicius, see koostöö esiteks, nagu ma paremat tuuot täna maailmas ei suudagi üldse nimetada, et nad on ikkagi nagu väga head ja see X-faktor, täpselt see viimased 20 minutit, kuidas lämmatatakse ja reistatakse vastane ära ja tambitakse lihtsalt mingi 3-4 tükki, palju vaja on ja võetakse võit ära, et mis on Ancelotti puhul näha, mida nad on teinud Realiga, on see, et kõik mehed on jube suured sõbrad ja saavad jube hästi omavahel läbi ja on niisugust nagu kambavaimu ja tahet seda asja võita. Aga nii palju jalgpallijuttu peateemas, jalgpallirubriigis räägime siis natukene lahjematest liigadest, ehk siis Euroopa liigast ja konverentsiliigast. Nüüd aga suundume diivanile ja hakkame juttu vestma meie tänase külalisega. Käesoleva aasta 19. märtsil toimus midagi erakordselt põnevat Belgradis. Nimelt sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel muutus Eesti 60 meetri sprindirekord ja loomulikult muutus ka Eesti läbi aegade kõrgeim koht. Täna on meile stuudiosse külla tulnud kogu selle sündmuse
autor või peasüüdlane. Tere tulemast, Karl-Erik Nazarov. Tervist. Ja palju õnne. Aitäh. Võtame kohe selle kõige põletama tõesti selle 19 märts ette ja Belgradis MM-il sprindis 4. koht. See nagu kusagil ka uudistest nagu pooleldi läbi käis, et muu maailma parim. Ja ma ütlesin, et tavarahva parim või kuidas nagu tavainimeste seas nagu parim tulemus on ju. Pärast seda, kui ma poolfinaalist edasi sain finaali, siis oma tiimiga või kes seal olid, siis et ma ütlesin, et ma lähen normaalsete inimeste jooksu võitma, nii et ma teadsin, et esimesed 3 oli Jacobs, Coleman ja Brace, et nad lähevad, et seda nad näitasid ka eeljooksu poolfinaaliga ja mu eesmärk oli normaalsete inimeste parimal. Aga said hakkama sellega? Sain hakkama, jah. Aga tuli see sulle üllatusena või sa nagu, tihtilugu vaata sportlased enne ju nagu suur võistlus või üldse võistlus ei taha nagu rääkida sellest, et mida nad nagu, mis tulemus neil endal nagu mõttes on, on ju. Et aga kas sa läksid nagu siis ka nagu Belgradi lennukesse, kui sa istusid, mõtlesid, et ma lähen sinna saama muu maailma või normaalse maailma parimaks? Ma just seda mõtet ei olnud, et muu maailma või normaalsete inimeste parim, aga kindlasti see mõte oli, et ma jooksin väga stabiilselt 6.64 äkki 3 või 4 võistlust järjest oli see aeg. Ja ma teadsin, et mu vorm on nagu, pole nii heas vormis varem olnud ja ma lihtsalt kogu mõte oli see, et selle võistlusel lihtsalt näidata, mis mu võimed on. Ja seda ma ka juba esimese jooksuga suutsin endast nagu kõik juba välja saada ja pärast seda läks asi aina kergemat ja kiiremat. No 6.55 on ikkagi nagu, ma arvan, mina jooksen 30 meetrit nii kiiresti võib-olla heal juhul, et see on ikkagi nagu päris vihane aeg ja finaalis siis oli 6.58 3 sajandikku kehvem aeg, aga see on ikka erakordne. Suured tulemused on 60 meetris tehtud, nüüd on vaja vallutada 100 meetrit. Jah, suvel on kindlasti 100 meetrit ja ka poole pikemat 200 meetris kindlasti tegusid teha ja eks need Mareku rekordid ootavad ka purustamist, nii et eks ma selle nimel praegu teen väga palju tööd. Et Goldberg sai purustatud, nüüd on siis see niidukord? Jah, et Argo rekord läks talvel juba mitu talve tagasi, et nüüd on Mareku rekordid. Aga see põletavam teema nüüd on räägitud. Lähme korra minevikku, alustame sealt tõust, et sinu esimene treener Reiko Väet on kunagi öelnud või on arvanud, et sinust ilmselt saab tõkkesprinter, et kuidas see olukord muutus, et sa jooksid tõkkeid ju ka, eks? Jah, tõkkeid ma jooksin ka talvel päris hästi, aga just kui ma läksin Taani selle treeneri juurde, siis tema oli suht konkreetne, ütles, et me keskendume ainult ühel ala, et see pendeldamine tõkke ja sprindi vahel, need 2 ala tegelikult ei sobi üksteisega ja kui teha mõlemad, siis üks kannatab, et siis otsustasime keskenduda ühele ja kuna tema grupis just üks tõkkesprinter lõpetas oma karjääri ära, siis ainult meesprinterid alles ja siis see oli loogiline käik, et lihtsalt hakata siledat jooksma. Kui spetsiifiline see treeningprogramm on, et kui Laur siin puudutas nagu 100 meetri varianti, et eks ole, et 60 jookseb, et võiks ju siis 100 ka joosta, et kui spetsiifiline see on, et ma treenin just ainult seda distantsi. No ütleme tõkke, ma saan aru, seal on jooksutehnikas muudatus, aga kui me räägime ainult sprindist puhtalt. Siledalt maad. Ja. Siis kui võtame 60, siis väga suur rõhk on just stardil ja mis pakkudel juhtub, et kui sa seal jääd maha teistest ja hakkad teise taga jääma, siis sa lähed krampi ja kogu see jooks on, ei ole päris sujuv. Aga kui võtame 100, siis just sellised pikemad ja võib-olla natukene, just pikemad sprinterid on just sellest paremad ja see teine pool just 60-100-ni, mis minul on olnud aastate jooksul võib-olla natuke kehvem, aga nüüd uue treeneriga oleme võtnud selle nagu väga suureks eesmärgiks, et see kiirus, mis mul 60-ni tuleb nagu maailmaklassis põhimõtteliselt, et see kiirus jääks ka 100-ni ja siis on ka seal suured tulemused. Sa oled siin paar korda juba maininud jutu sees uut treenerit. Sa läksid treenima Taani. Kui suure nagu boosti ja mida see annab juurde, kui sa lähed välismaale treenima? Ma pean ausalt, ma olen nüüd natuke üle pool aasta tegelikult ainult koostööd teinud. Aga vaata, mis tulemused. Jah, et see tulemused on nagu väga kiiresti tulnud, et see tuleb kannatlik olla ja ma arvan, et siin aasta 2 jooksul, kui ma juba harjun selle süsteemiga ja kogu selle tingimustega reisimine ja kõik see tegelikult ja tundub, et ma lihtsalt läksin Taani ja seal ma nipstaksin kiiresti jooksma, tegelikult see on olnud ikkagi omajagu protsess, aga ma arvan, et lihtsalt see suhtumine on teine, et kui Eestis sa pead olema küllaltki tagasihoidlik ja selline ennast alla suruma võib-olla mõnes olukorras, siis Taanis, vähemalt seal, kus grupis ma olen, me oleme, kui ma läksin sinna esimene trenn, kõik vaatasid, et
mis see vend endast arvab siin, et tuleb meiega trenni tegema ja ega keegi ei võtnud mind nüüd niimoodi. Kindlasti võeti vastu mind sõbralikult, aga kui trenni tegime, siis ei olnud keegi, et hakkaks helitama või kuidagi, et nüüd ära sisse siia, et see taheti kohe mul pea otsestamata ja nii-öelda selline suhtumine tegelikult spordis viibki edasi, et kohe oli ikka nagu maks konkurents peal ja vaadati ikka algkulmu, et katsu meist ainult kiiremini osta. Ja täpselt, et ega ma arvan, muud moodi ei olegi võimalik sporti teha. Et sellist võitja nagu mentaliteeti lükatakse Taanis sisse, kui Eestis öeldakse, et lase teised ennem nagu pakkudelt minema ja siis hakka ise järgi jooksma, vaid Taanis on see, et küünarnukid välja ja tee endale ruumi. Sest see treener on väga selline nahaalne ikkagi, et ta ei hellita ega midagi, et ma arvan, et see suhtumine ja kindlasti teadmised on ka muidugi teised, kui meil siin on, me ei taha midagi alastada, võib-olla natukene kergejõustikus vähemalt on sellised nõukaja, sellised veneaegsed tõekspidamised, siis seal on nende ühiskond ja teadmised on natuke rohkem lahenenud just kergejõustikus, et neil on, kui ma midagi arutasin, mis nad ütlesid, et meil on uurimistöö tehtud, mis näitab, et see on õige ja me teeme selle järgi. Ja Eestis sügad kukalt ja kõhtu ja mõtled, et kuidas nüüd siis proovida ja siis tuleb hooaja lõpus välja, et ei töötanud. Jah, et mina tahaks oma karjääri jooksul natukene arendada siis enda tulemustega näidata, et natuke tuleb ka uurida, mida me teeme, et ei ole lihtsalt, et kõhutunne ja mis ütleb, et võiks teha, et natuke tuleb ka uurida, mis on. Kui tihti sa üldse pead Taanis kohapeal olema ja kas on praegu erandkorras, et me saime üldse su täna siia diivanile jutustama? Ja, et pigem ma üritan aina rohkem seal hakata käima, aga viimase poole aasta jooksul on näinud see nii välja, et 2 nädalat teen seal. Et kas Taanis või siis näiteks me käisime ka jaanuaris Tenerifel kogu selle Taani tiimiga, ja teise poole teen Eestis, et see on selline küllaltki sujuv ja endale ka sisseelamiseks on see mulle hästi sobinud. Aga nüüd räägime natuke eesmärkidest ka, et kindlasti sellise edu pealt või selliste tulemuste pealt süües kasvav isu, nagu öeldakse, et võib-olla olete treeneriga juba arutanud, et millised võiks järgmise või ülejärgmise hooaja perspektiivis. Suvehooaja plaanid? Me ei olegi kusjuures pärast Belgradi, ma ei ole oma treenerit näinudki, et ma olin pärast seda MM-i suurt tulemust, siis lasti mul natukene hetkeks aeg maha võtta ja sisse elada, et ma nüüd neljapäeval lähen uuesti tagasi üheks pikemaks perioodiks ja ka nii palju kui rääkinud oleme, siis kuna suvel on maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, siis kindlasti mõlemale kvalifitseeruda, et suve EM jaoks on see lihtsam, et ei ole nii suur konkurents, aga eks seal maailmas 100 on ikkagi päris korralik, et kõigepealt võtta lihtsalt eesmärgiks, et kvalifitseeruda ja eks 100 meetrist on ikkagi Eesti rekordi joost ära, et siin uudistes ja igal pool käib läbi Eesti kiire mees, aga kui 100 meetri rekord veel minu käes ei ole, siis seda ma välja ei kuulutaks, et see on, ma arvan, kõige suurem eesmärk ongi joosta 100 rekord ära ja siis vaadata edasi. Mis see praegune rekord on? 10-19. Sa tead nii peas kohe seda, jah? Ja, see mul koju punased suured seina peal praegu Sinu esimene treener ütles ka, et sa oled selline leksikoni, liikuv leksikon, et sul on kõik tulemused ja ajalooline mälu on sul väga hea. Ja, et spordiraamatud olid mu jaoks põnevamad, kui see kohustuslik kirjandus, et need ma lugesin väga suure huviga. Aga kus sa selle spordipisiku endale sisse said? Ma arvan, et onult Andrei Nazarovit, et kuna üks suvi ma mäletan, kui ma olin Mustamäele ja Audentesele küllaltki lähedale ja siis ta küsis lihtsalt, et mis ma suvel teen, aga kõik sõbrad läksid maale ja ma olin linna ja siis ta võttis mu trenni kaasa ja siis nägin neid tol ajal siis suuri kergejõustikustaare nägin trenni tegemas ja siis tekkis see huvi läks nii suureks, sest ma sain nende kõigiga trenni teha ja kui me tegime trenni ära, siis nemad läksid kuhugile tiitlivõistlustrenni edasi ja siis kuidagi läksin täis ja tahtsin ka. Tahtsid ka neid lahedaid naelikuid endale saada? Täpselt ja tahtsin sama kaugele jõuda ja siis see huvi läks aina suuremaks ja suuremaks. Aga me teame, et sa mängisid ka jalgpalli. On see tõsi? Ja, on tõsi. Nii, aga siis kõige tähtsam küsimus, sest meie siin oleme loomulikult väga suured jalgpallifännid ka peale kergejõustiku. Et millal sa siis astud suure Hussein Bolti saabastesse, jälgid tema eeskuju ja lähed tagasi jalgpalli juurde, sest meil on väga vaja nii kiireid mängijaid Eestis.
Kusjuures eelmine aasta ja vist aasta enne seda ka ma pärast suveaega tegelikult mängin rahvaliigat natukene, et kui kergejõustiku aeg tehtud on ja kõik olulised võistlused, siis ma tavaliselt mängin natuke rahvaliigat ja hoian seda vormi ja seda oskust hoian veel sees, et kindlasti ma olen isegi mõelnud selle peale, et kui ma üks hetk kergejõustiku ära lõpetan, aga see spordi või liigutamishuvi on suur, siis ma kindlasti ma ei oska öelda, kas mõni Premium-liiga klubi või esiliiga klubi, aga rahvaliiga tasandil ma kindlasti tahaks mängida. No kui me võtame seda, et Bolt sai ju täitsa ju Austraalia küll nad võtavad, ma arvan. See ongi, Kostja lükkab ette, sa paned iduma ja ühe puutega värava ette ja olemas on ju. No kui ma jooksen piisavalt kiiresti, siis klubid on ju huvitatud, eks Boltil on siin omajagu rekordid ja kuldmedaleid, et sponsorid ka ja see glamuur ka toob seda tähelepanu klubile nii palju, et kui mõni esiliiga või esiliiga B-klubi huvitatud on, siis ma kindlasti läheks. Aga siin on omajagu aega ka veel. Aga meil aega hakkab vaikselt otsa saama, me peame küsima viimase küsimuse ja vaataja ei andestaks meile, kui me seda küsimust sinu käest küsiks. Vuntsid, kas see on talisman või stiili element? Moeröögatus. See on, ma ütlen ausalt, siis kui vunts esimest korda tuli mul ette, siis mul et ära kohe ära, et see ei sobi sulle üldse. Siis ma kuulasin ja siis ma ajasin seda, aga üks hetk kuidagi oli laisk ja tuli ette jälle ja siis see oli äkki 5 aastat või 6 aastat tagasi isegi. Ja siis mõtlesin, miks mitte, et natuke teistmoodi välja näha ja teistele kellelegi see väga ei meeldinud ja siis natuke meeleärmi tekitada, et natuke ärritada inimesi lihtsalt ja pärast seda see mul ette jäänud ja igal pool räägitakse ja kutsutakse Nacho ja Pablo ja härra Vunts ja see on selles mõttes, et kui ma nüüd mõtlen, et ma peaks ära ajama, siis ma arvan, et inimesed tunneks mind äragi, et see on selline külge kasvanud mulle. Mina ütleks hoopis Matthew McConaughey, aga see on... Aga mina kiidan Vuntsi heaks, endise iluteenindaja, kiidan Vuntsi heaks, minu arust on väga-väga äge ja see ongi täpselt see, et see annab sulle selle isikupära ja asja juurde, et ei ole süke klassikaline lakutud, silutud sportlase välimusega. See mulle ei istu, jah. See on väga äge. Aga Karl-Erik, suur tänu sulle, et sa leidsid selle aja istuda meiega see 15 minutit rääkida juttu. Meie soovime sulle ainult kerget jalga ja et iga kord, kui sa lähed staadionile, oleks siuke tunne, et 100 meetrit on tuult tagant ja jooksed mäest alla, et tuleks, alistaksid ka selle maagilise 10 sekundi piiri. Jah, loodame siin tulevikus jälle meie siin diivanil näha ja kuldmedalit ka loomulikult medalitega ja või vähemalt finaali kohad võiksid ju juba olla kättesaadavad. Jah, aitäh kutsumast. Aitäh. Tänases jalgpallirubriigis keskendume Euroopa liigale ja teeme õrna paiga konverentsiliigale. Euroopa liigas kõige põnevam, šokeerivam ja üllatavam mäng oli loomulikult FC Barcelona ja Frankfurti Eintrachti vahel. Barça mängu kodus kaotas 2-3, kokkuvõttes 3-4 langesid siis konkurentsist Euroopa liigas, mille suur favoriidid nad tegelikult peale Napoli alistamist olid. Kuidas sa kommenteerid seda mängu? On sul üldse selle peale sõnu? Ma tahaks kohe lausa laivis seda mängu kommenteerida. See oli nii põnev, et oleks hästi põnev, siis kohe 3. minutil, eks ole, Barça võttis oma kohustusliku pendla ära. No see oli ka liigamängus, eelmises liigamängus kodus neil oli, et selleks, et Barça käest väravat saada, jookse kasti, seal tehakse sulle viga, saad penalt. See muster jätkus koheselt. Eintrachti mehed teadsid seda ja ütleme nii, et Garciat on nimetatud üheks potentsiaalikamaks kaitsemängijaks. Ma ei saa aru, kus see jutt tuleb. Ma ei saa aru, kus see jutt tuleb. Ma vaatan ja imestan. Kui sa oled maailma potentsiaalikam kaitsemängija, siis sa ei pane kastis kätt õlale. No kallistas täiesti tagant selja tagant. Ümber kinni, jah. Sul kätt selja tagant. Isegi kui sa teed seda kontrollivaks liigutuseks, sa ei mõtle, et ma lähen meest maha tõmbama või hoian kinni, aga ikkagi. Sa ei pane, sa ei pane käsi selga, sa ei pane käsi ümber. Aga ikkagi kõige parem fail oli see, mida korraldas Barcelona piletimüügi osakond. Barcelona ametlikel andmetel siis oli 20 000 Eintrachti fänni, aga mitteametlikel andmetel oli siis 35 000 Eintrachti mängijat tulnud kohale Camp Nou'le
ja Ter Stegen tegi esimesena soojendust ja kui ta läks garderoobi tagasi, siis ta ütles meestele, et kuulge, et me ei ole Camp Nou'l, et see on hoopis teine staadion, kus me täna oleme. Ja no pärast muidugi mängu need vabandused, et me ei tundnud ennast väljakul mugavalt ja bla, 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 bla. Aga ja, kuidagi pääses igatahes väga suur valge armee sakslasi Camp Nou'le ja pandi püsti korralik saksa pidu, et see oli päris nagu ootamatu üllatav ja nagu tegelikult äge. No vaatamata sellele koduseina toele ikkagi pole vahet tegelikult, noh, sellise kaliibriga klubi nagu Barca peab võitma nagu igal staadionil. Eintrachti igal pool, isegi Tallinnas. Aga mingil hetkel tekkis tunne, et Barçal on üldse mingi kollektiivne narkolepsia, sest kõik mehed olid nagu kuidagi veits siukses poolunes, Dembele kaasa arvatud, kes seal korduvalt kaotas palli seal nurga peal. No 30 korda kaotas palli. No. Ja nii kui Eintracht palli võttis, oli põhimõtteliselt rünnak ja ohtlik ja värav kohe. Et see nagu, kui sirgjooneliselt Eintracht üle tuli, kui kiiresti, kui osavalt ja kuidas tõmmati ikkagi rahvad ja nagu tulevikutähed, Garciad rahulikult kohvile. Loomulikult Albal oli ikkagi nagu viimase 10 ilmselt üks halvemaid päevi. Ta ei saanud nagu üldse hakkama, Busquets nagu see täitsa magas keskväljal on ja 450,000 euri magas keskväljal. Aga põhimõtteliselt oligi nagu näha, et kui võeti nagu Alba ja Busquets võeti nagu mängust nagu lülitati välja, siis nagu üks äär kohe surnud keskväljalt kiired üleminekud ei tule ja oligi siuke kasti ääres veeretamine ja nii palju kui väga ma ei austa ka Kaavit ja ei hinda tema talenti, aga nii kui tuleb Frankie de Jong väljakul hakkab asju juhtuma. Jah, meie poolt palju kiidetud Kaavi päev see ka ei olnud ilmselgelt ja Pedri. Ja Pedri on vigane, Pedri on hooaja lõpuni väljas üldse, et tema sai nüüd tagareie vigastuse ja teda me rohkem Euroopa väljakute seasta kindlalt ei näe. Aga kiidame Eintrachti ja läheme edasi järgmise mängu juurde, milleks äkki on siis Atalanta ja Leipzig. Atalanta ja Leipzig siis tõepoolest mängisid omavahel 2 kohtumist ja kokkuvõttes 1-3 kahe mängu kokkuvõttes siis RB Leipzig läks edasi. Viimase mängu siis Atalantas Leipzig võitis 2-0 ja üks asi, millega ma kohe tahaksin tulla välja on see, et Nkuku Leipzigi ründaja, kes on jällegi üks mängija, kellel on minu silm see aasta kuidagi nagu peale jäänud ja tuli välja, et tegemist on prantslasega. Nii et kui me räägime siin talvel toimuvast MM-is, siis prantslaste peatreeneril Deschambil saab olema ikkagi maru keeruline valida endale ründaja, sest et kui sul on Nkuku, Benzema, Mbappe, Martial, Dembele, siin on kindlasti mehi, kelle nimesid ma praegu ei nimetanud, ehk siis juba põhimõtteliselt 6 nagu venda, kes löövad kõigil puuri täis, siis Prantsusmaa on ohtlik, kui suhted korras hoitakse. Kuidas sa vaatasid mängu, kuidas sulle asi tundus? No minu arust oli nagu asi nagu selles mõttes lihtne, loogiline ja selge. Atalantal oli vaja võitu, tähendab, võitu oli mõlemil vaja, aga Atalanta läks nagu seda vormistama ikkagi. Mulle tundus algus, et esimesed 5 minutit, Malinovski seal lõi nagu meeletult palju häid võimalusi, aga siis see mäng kuidagi stabiliseerus, kuna Leipzig hakkas saama neid kontrarünnakuid muudkui peale ja nii nagu sa praegu loed siin statistikat ette, et RB Leipzigil oli nagu isegi rohkem võimalusi. Ja 7 lööki oli raami Atalanta 3 vastu, ja Atalanta vastupidi siis lõi 7 tükki mööda ja Leipzig ainult 2 tükki mööda, ja palli valdas Atalanta tõepoolest rohkem, et selle pealt oleks võinud eeldada, et suudavad ka ära. Ja, sest Atalanta ikkagi positsioonirünnaku mõttes olid nad kindlasti paremad ja tegelik mängupilt oli ikkagi minu arust ikkagi kaldu sinna Atalanta poole. Vajan ära lüüa. Aga kuna ära ei löödud, siis ei olegi midagi öelda. Jälle ei olnud nende päev ja üsna võrdsed võistkonnad ikkagi. Ma ei annaks kellegile eelist. Aga meie õnnitleme siis Leipzigi mehi, kes lähevad poolfinaalis vastu Rangersile ja vaatame siis, mis mäng see Rangersi ja Praga mäng oli. Et kuidas siis Rangers jõudis üldsegi poolfinaali välja. Eelmises saates me olime nad peaaegu maha kannud. Olime peaaegu maha kannud tõesti sellepärast, et nad olid ainuke Euroopa Liiga sats, kes siis esimese mängu võõrsil 1-0 kaotas Pragale ja me oleme siin tasakesi taskus pöialt hoidnud Rangersile, sest et see nende teekond on üpris nagu äge olnud siin Euroopas ja tõepoolest kodus võeti nii-öelda rahvakeeli munad pihku ja hakati mängima ja kokkuvõttes 3-1 siis Praga sai teise mängu pähe ja siis kahe mängu kokkuvõttes 3-2 ja Rangersil jälle hea meel ja Euroopas tagasi suures mängus, et
Ja no selle mängu kohta võib nii palju öelda, et siin tegi ka nagu oma töö ära kohtunik. Hea küll, esimene värav tõepoolest oli Rangersi nii-öelda teisel minutil juba kohe pandi ära. Jah, ütleme hea, kiire, ootamatu pressi vili. Töövõit on ju. Aga ja siis teine värav võeti Harriga ära. Aga siis tuli esimese poole lõpus, 45. minutil, siis vilistati pennal. Tormeena sai ka punase. Viga oli. Aga kas see oli punase kaardi viga? Mina ei ütleks, et see oli. No ütleme, kui see hooaeg on võetud ikkagi UEFA, FIFA kohtunike poolt või tähendab siis uued määrused sellisena vastu, et selliseid kergeid vigu ei vilistata ära, nagu ka kergeid käsi ei vilistata kastis ära, siis nüüd nagu see oli, hea küll, ta oli viga, jah, selja tagant ikkagi nagu viimane ründaja üks-ühele läheb väravvahiga ja nüüd tagakaitse, eks ole, võtab ta maha. Aga see ei olnud küüniline viga. Anna kollane, anna pennal, ongi juba on ju karistus käes. Aga nüüd 9 pidasid tublisti teise poole vastu. Suutsid isegi värava lüüa. Suutsid värava lüüa ja läksid lisaajale ja siis kahjuks siis muidugi tuli veel üks punane otsa, mis oli ka siuke... See oli juba peale väravat, see oli juba siuke frustratsiooni punane ilmselt. Ja seda küll. Et prooviti päästa midagi, mida enam ei olnud võimalik päästa. Mis ei tähenda muidugi, et me Rangersit ei peaks õnnitlema. Rangers on olnud väga-väga südikas sel hooajal ja lausa hoian pöialt neile. Ja viimane mäng on meil siis Lyon Prantsusmaalt ja West Ham United Inglismaalt ja taaskord... Meenutage, mida ma rääkisin eelmises saates? Me rääkisime sellest, et West Ham United on üks jube kift klubi, kellel jällegi tasub nagu silma peal hoida ja võib-olla isegi nagu pöialt hoida, sest et nii-öelda väike klubi Londonist on jõudnud suures Euroopas poolfinaali ja ütleme Lyon, jah, praegu Prantsuse liigas ei ole ta nagu kõige saravam sats olnud, aga ikkagi Lyoni nimi on ikkagi nagu jalgpallisõbrale nagu kõlavam kui West Ham, nii et 3-0 võõrsil tappa anda, see on ikkagi nagu korralikult selg prügiseks ja lohistatakse natukene ka veel mööda nagu soppa, et see on ikkagi nagu väga nagu kõva avaldus, pole nagu midagi öelda. Ja targalt mängisid ja tõesti jällegi, ma ei hakka neid nimesid üle lugema, jälle need Rice'id ja Antoniod, eks ole. See Rice ilmselt, see on juba, ma kujutan ette, et see on müüdud juba. Põhimõtteliselt Manchesteri suurklubid on juba kindlalt järjekorras ukse taga, et tahavad seda venda endale saada, et see on nagu selge. Ei, ta läheb ja sinna ta ei jää muidugi järgmises hooajaks, see on selge. Ja ennustame ka siis, kes meil siin Euroopa Liiga kinni paneb? Mina arvan, keda ma tahaksin, et kinni paneks, võib-olla kõige rohkem oleks West Ham, et see oleks nagu siuke nagu äge. West Ham läheb siis Frankfurdi vastu poolfinaalis? Poolfinaalis ja Leipzig ja Rangers on oma vahel, aga ma arvan, et äge finaal oleks Leipzig ja West Ham, aga millegipärast ma kaldun arvama, et Leipzig ja Eintracht äkki on siis finaalis ja Leipzig võidab selle kompoti seast ära. Sinu arvamus? Ma miski pärast arvan, et äkki juhtub selline üllatus ja West Ham on finaalis ja võidab. See oleks äge. See oleks äge. Ja me lubasime teha ka kiire pai konverentsiliigale ja see pai tuleb hästi õrn, õhuke ja peenike, sest et me loeme ette ainult poolfinaali paarid ja poolfinaali üks on siis Feyenoord ja Marseille ja teine on Leicester ja Rooma. Olgem ausad, Leicester ja Rooma kõlab ikkagi natukene nagu finaalijõnguliselt. Oi, ja Rooma nüüd näitas, et nad ikkagi suudavad jalad kõhu alt välja võtta, lõid 4-0 Klimtile. Aga Leicester näitas, et ta tegelikult nagu teine poolegi ikkagi domineeris PSV üle. Samamoodi Feyenoord, kes see oli ka põnev mäng ja Marseille samas nagu kaotas 2-1 ainult PSG-le see nädalavahetus, nii et sealt võib tulla ka. Dimitri Payet tundub jällegi, et on leidnud oma jala üles leidnud ja jälle lammutab, et mina julgen ennustada finaali, siis olen selline, et teen niimoodi, et Marseille ja Rooma puhtalt Mourinho nii-öelda finaali ja võitmise kogemuse pealt ja Rooma võidab kogu kompoti. Ja, sest Roomal on näiteks vigastusest naasnud Zanilo, kes lõi kohe kübaratreki, mis on tema nagu meeste arvestuses, meesteklassis esimene kübaratrekk rahvusvaheliselt. Ja Totti oli väga-väga rahul oleva näoga tribüünil ja ikka minu poiss. Võt, sellised jalgpallijutud täna järgmisel nädala poodiumis me võtame jalgpallijutud kokku teistmoodi, nimelt vaatame üle kohalikud liigad, kuna Euroopas nii-öelda
turniire suuri ei mängita, ehk siis suured liigad tulevad luubi alla. Ja selle nädala poodiumi nädala tegija on David Moyes! Ja loomulikult seda sellepärast, et tema võttis ühe väikse õnnetu klubi nimega West Ham United, kes oli Inglismaa liigas väljakukkumise äärel, raputas ta tolmus puhtaks, pesi põlved puhtaks, andis laksu vastu tagumikku ja viis nad Euroopa liiga poolfinaali. Suurepärane saavutus, David Moyes. Ja 2017. aastast siis West Ham Unitedi peatreener. Vahepeal tegi väikse tiiru ära, tuli tagasi Ja tõstis klubi täiesti uutesse kõrgustesse ja väga-väga suur lootus ja võimalus on West Hamil jõuda ka esinelikusse, miks mitte? Absoluutselt. Selle nädala poodiumi saate läbikukkuja on FC Barcelona. Ja loomulikult sellepärast, et nad said haledalt Eintrachti käes kodust tappa, kukkusid Euroopa liigas konkurentsist ja nende staadion ei olnud mitte blaugrana värvides sinine-punane, vaid hoopis valge täis Eintrachti fänne, nii et hästi tehtud Barcelona ja Laporta. Hea töö. Ja meie selle nädala jalgpallur on Darwin Núñez! Loomulikult Benfica kestormaja, kes aitas Benfica tõsta uutesse kõrgustesse, viia meistrite liiga veerandfinaali. Ja näidates seal väga-väga südikat mängu. Väga südikat mängu lõi lausa 3 väravat, millest 2 võttis ära VAR, mitte väravava. Jah. Aga nüüd kõige põletavam küsimus loomulikult kõikide jalgpallurite juures on see, palju ta raha teenib? Ja teenib ta üldsegi mitte liiga palju, ehk siis 40 000 eurot nädalas. Mis jalgpalluri kohta, nagu me teame, võrreldes jällegi suurte Barcelona staaridega, on köömes! See on 10 korda väiksem, kui teenib Busquets nädalas ja ütleme niimoodi, et poiss mängib hästi, aga Huvitav, eks ole, Almeriast osteti ta 750 000 euroga ja tänane turuväärtus on mehel 24 miljonit. Aga see on ju Portugali, Porto ja Benfica ja kõikide selliste klubide ju vana hea trikk, et ostetakse väga andekad, väga head mängijad, üliodavalt kusagilt Euroopa pealt või Ladina-Ameerikas kokku, putitatakse enda juures ülesse, nagu Núñez tehakse nimi taha ja siis müüakse mingi 60, 70, 80, 90 miljoniga kusagil Inglismaale. No see on ilmselt jah, Portugali impordiartikkel suurem kui Porto vein ilmselt. Aga ütleme siis nii, et mul on hea meel, et Uruguay's on uus laine peale tulemas. Palju sa punkte annad talle? Annaksin talle lausa 90 punkti. Mina annan talle 92 punkti, mis teeb siis kokku 91 Keskmine. Punkti kokku ja sellega läheb ta meie tabelis Karim Benzema järel teisele kohale. Hea töö ja kuulujutud räägivad Darwin Núñeze kohta siis veel sellist juttu, et Newcastle tahab ta ära osta. Mina südamest loodan, et ta täna veel Newcastle'isse ei lähe. Newcastle'it ei maksa muuseas üldsegi alahinnata, sest nädalavahetusel võitsid nad Leicesterit ja järjest nad seal oma liigatabelis tõusevad, nii et siinkohal võib Núñez olla sellise tulevase superklubi esimene superstar. Jah, ja Newcastle ju raha on, nii et vaatame, täna liigatabelis 14. ja tõusta on meil võimalik. Nii et sellised olid meie selle nädala parimad tegijad ja läbikukkujad, uued tegijad juba järgmisel nädalal. Tere tulemast poodiumi saate üldharivasse meelelahutusrubriiki nimega saatejuhi väljakutse. Ja tänaseks teemaks on meil spordireeglid ja mõisted. Nii, kuidas sa ennast tunned muidu reeglite osakonnas? Reeglid on mind alati piiranud. Ma olen kastist välja mõtleja rohkem. Sellepärast sa sporti ei teegi enam. Ja. Räägin kiiresti üle ka selle, et selleks, et Lauri võidaks, on tal vaja ära vastata vähemalt 50% küsimustest. Vastasel korral võidan mina ja sina kannad karistust ja karistuseks on sel korral siis 3 uue spordireegli välja mõtlemine järgmiseks saateks enda vabalt valitud spordialal. Sobib. Hakkame pihta. Nii. Paljudes spordialades on kasutusel punane kaart. Loomulikult üldreeglina tähendab ta mingisugust karistust, kui seda näidatakse. No näiteks jalgpallis, eks ole, saadetakse platsilt minema.
Mis aga juhtub siis, kui lauatennises mängijale või mängijatele näidatakse punast kaarti? Pole õrna aimugi, hakkame fantaseerima. Ma arvan, et kui lauatennises näidatakse sportlasele punast kaarti, siis äkki servi järjekord vahetub. Et serv võetakse ära. Et kui mina peaksin servima, näidatakse punast, siis saad sina servi õiguse. Hoopis lihtsam on lugu sellega. Lihtsalt võetakse ära 1 punkt ja vastasele antakse punkt. Tavai. Nii et, make sense. Loogiline. Ja loogiline on ju. Mis juhtub, kui jalgpallimatši ajal tuleb mängijal putsa jalast ära ja ta mängib palli jalaga? Mäng peatatakse. Nii, ja kuidas, miks peatatakse? Sellepärast, et mängija ei ole täisvarustuses väljakul, ette nähtud varustuses väljakul. Ja ta peab putsa jalga panema ja siis läheb kohtunik laseb palli lahti ja läheb mäng sealt edasi. Jube enesekindlalt räägin, aga tegelikult ei tea. No siin on peaaegu pool punkti õhus, aga ma siiski ei anna sulle, sest tegelikult loetakse seda käega mänguks. Käega mänguks? Jah, lausa. Üllatav on ju, aga huvitav. Ja muuseas, kui pennalt lüüakse näiteks nii, et väravvaht palli ei puutu ja pall põrkab postist või latist tagasi, siis see, kes lõi pennalt, ei tohi palli puutuda. No, mängu sees on ju, mitte nagu penaltiseerias on ju. Mitte penaltiseerias, no penaltiseerias niikuinii, sul on löök. Kas veepallis võib palli 2 käega hoida? Ei. Õige, ainult väravavaht võib. Aga küsimus oli mängija kohta. 2 käega ei tohi palli hoida. Maahokit mängitakse 2 poolaega, nagu jalgpalligi. Kui kaua kestab 1 poolaeg, mitu sportlast on ühes tiimis? Ma ei tea, paneme mingi 25 minutit ja ühes tiimis on 5+1, 4+1. Maahoki, mitte saalihoki. Maahoki. Tead seda mängu? Indias mängitakse kuskil. Ei tea. Ei tea, jah. No aga siis on poolaeg on ikkagi, ütleme, 30 minutit ja mängib 11 meest. Täiesti korrektne vastus. Päriselt või? Õnne peab ka olema. 30 minutit poolaeg ja 11 meest on meeskonnas. Nice. Nii, 2 punkti sul. Väga hea. Järgmine küsimus. Mis juhtub, kui jalgpallur viskab audi otse oma väravasse, nii et keegi vahepeal palli ei puuduta? Siis audi sisse viskas suluseisu ei loeta. Suluseisu ei loeta. No niikuinii, keegi palli ei puutu. No hea, ta viskab, värav loeb, noh. Ei loe. Miks? Nurgalöök antakse vastasvõistkonnale. Värav loeb sellisel juhul, kui keegi puudutab. No see on loogiline, on jah. Otse audist väravasse, nurgalöök antakse. Täitsa huvitav. Nii, läheb selliseks pingeliseks, ütleme nii. NBA reegel. Kui kaua võib vaba viset ette valmistada? Ma annan sulle siin nagu eksimisruumi 2 sekundit. 7 sekundit. Ma annan sulle 3 sekundit eksimisruumi. 8 sekundit. 10 sekundit. 10 sekundit. Jah, 10 sekundit ja siis... No sain punkti, ütleme niimoodi, jah. Ütleme nii, et sai punkti, jah. Siin olid lähedal, jah. Okei. Vormel 1 piloodid valivad omale numbri ja see jääb nendega karjääri lõpuni. Millisel juhul võib või saab piloot seda numbrit muuta? Siis, kui ta tuleb maailmameistriks ja tal on õigus valida endale number 1. Juhuu, 4 punkti. Ja viimane. Mida peavad kandma maadlejad võistluse ajal oma maadluskostüümist? Vähemalt olümpiamängudel on see kohustuslik. Kubeme kaitse kindlasti? Ei ole. Ma annan sulle 2 võimalust veel. Oma maadluskostüümis peavad mida kandma olümpial? No neil on ju saapad, sokid ja trikoo. Trikoo, jah, ma mõtlengi trikoo seest. Salvrätik. Õige! On või? Salvrätik on õige vastus. Et higistama ei hakkaks nii hullult, ei muutuks libedaks? See on juhul, kui mingi vigastus juhtub, et tekib kuskil verejooks. Aga siis on näha, kus see tuli või? Siis katetakse kinni sellega. No sa pead saama matil seda kinni katta, keegi ei tohi sulle tulla. Davai. Miski pärast, ma ei tea. Kliineksi pakk on taskus ja siis... Jah, umbes nii, jah, täpselt. Nii et vahi imet, 50% vastusest on sul vastatud õigesti. Ja see tähendab seda, et mina pean hakkama reegleid välja mõtlema. Absoluutselt. 3 reeglikest tulevad järgmises saates ja tõenäoliselt saame siis teada, mis need on juba nädala pärast. Ja järgmine nädal me diivani peale istu, vaid väljakutse tuleb ikkagi aktiivne, nagu mul on kombeks.
Istume taas Margusega siin mõnusates rohelistes mugavates toolides ja meil vastas diivanil istub Olibeti koefitsienti proff, totaalne ekspert, asjatundja Tanel Tursk. Tere taas! Tere! Meil on vaja sinuga lahti arutada siis selle nädala paremad spordisündmused ja nendega kaasas käivad koefitsiendid. Ma juba siin spikrist natukene vaatan, et meid on ootamas ees Inglismaal üks ajalooline ja verine lahing Liverpooli ja Manchester Unitedi vahel. Mida Olibet ennustab sellele mängule? Et me peame päris selgeks favoriidiks Liverpooli, et nende võit tooks 1 euro vastu siis 1,42 eurot. Ja kui keegi usub Unitedisse, siis nende võit tooks raha tagasi 7,9 kordselt. Pärast viimaseid mänge ma kahtlustan, et keegi ei usu enam Unitedisse. No viimane mängu Ronaldo pani just hätaka ju, võiks ju just uskuda. Ja, aga ta lastakse ju ka lahti sealt, kui uus peatreener tuleb. Et sellega seonduvalt meil ongi ka seoses selle Ronaldo kübaratrikkiga ja siis sellega, et Salale eelmises United Liverpool mängus kübaratrikki on meil siis eri hind olipuust, et Salah ja Ronaldo teevad mõlemad vähemalt 2 rööki raamidesse hinnaga 10. See on väga hästi. See on väga tõenäoline. Ja. Nii, aga meil on veel ju ees ootamas Londoni derbi Chelsea ja Arsenal. Siin vist ka nagu väga üllatusi ei ole koefitsientide osas. Ja, esineriku heitlus Premis on pingeline, et Chelsea on selles mängus favoriit. Nemad on enam-vähem kindlasti seal esinerikus lõpetamas, aga Arsenal on üks siis 3-4 tiimist, kes üritab seda viimast 4. kohta saada. Et üks on United, siis on Tottenham, kes on hetkel siis liidripositsioonis selles võitluses ja siis on ka Arsenal, kes on viimasest 5 mängust 4 kaotanud ja oma hea positsiooni minetanud. Uuendaks kukkunud, jah. Ja kaotanud Southamptonile, Brightonile ja Crystal Palace'ile selle siis seeria jooksul, et päris piinlik. Ja Itaalias karikas on mängus ja oleme jõudnud otsapidi poolfinaalideni. Teisipäeval õhtul ootab meid ees tõeline maiuspala, mis on Milano siseasi. Jah, avamäng 0-0 Interi ja Milani vahel. Võõrsil värava reegel kehtib seal, kus juures, kuigi mängivad samal staadionil. Kodustaadionil mõlemad. Et see annab väikse trumbi Milani kätte, aga meie hindame ikkagi, et see edasipääs on üsna 50-50. Et Inter on nii palju siis tugevam ikkagi meie silmis. Nende mänguvõidu koefitsient 9, normaalajal on 1,97 ja edasipääsu koefitsient on 1,81. Milan tooks raha tagasi 3,7 kordselt. Ja Milani edasipääs tooks siis raha tagasi 1,89 kordselt. Ja teine põnev mäng on Juventus Fiorentina. Fiorentina kaotas esimene mängu, seal on üsna nagu selge, et Juventus on suur favoriit finaali pääsuks. Et nende finaali pääs on koefitsient 1,17 ja mänguvõit on 1,74. Ja lähme nüüd siis teema juurde, mis huvitab rohkem kodumaa kodanikke. Tulemas on siis suur kohtumine, kõige suurem kohtumine Eesti jalgpallis, kus siis Flora ja Levadia lähevad omavahel vastamisi. Kuidas on sul jõudnud koefitsiendid sinuni selle koha pealt? Hetkel veel koefitsiendid ei ole valmis selleks pühapäevaseks mänguks. No nii suurt asja peab ikka pikalt ette ka valmistama, et siin ei saa rapsima hakata. Aga kindlasti nädala jooksul need ilmuvad. Aga mis on sinu enda ennustus? No ma usun, et võib-olla isegi, kindlasti tuleb väga tasavägine koefitsient, mõlemad meeskonnad on kindlasti üle 2-kordse tagasimaksega. Et pigem näiteks superkarikas hindasime lõpuks favoriidiks Levadiat. Et ma usun, et nad tulevad siin mõlemad 2.30 kuni 2.50 kanti umbes, et see on nagu väga-väga tõsine ja väga nagu äge võitlus ja seda mängu ma tahan kindlasti vaadata. Ja kõige suurem purakas, mis nädalavahetusel lahti rullub, neid on väga palju, väga tihe spordinädal tuleb, aga asi, mis võib-olla meelitab kõige rohkem eestlasi sporti vaatama tänasel päeval, on WRC ralli ja loomulikult on ju stardijoonel Ott Tänak. Ja kuidas selle näruse Hyundai'ga Oti šansse Horvaatia ralli linnatakse? Viimane ralli tundus juba natukene teravam see asi, et mind on võimaluse tegelikult väga heaks, et hetkel tema rallivõidu koefitsient on 5,25 ehk siis 10 eurot tooks tagasi 52 eurot ja 50 senti. Aga favoriidiks hindame hetkel tema tiimikaaslast Jerin Villi ja siis Toyota sõitjat Elvin Evansit. Ja Rovanperat, kuidas hinnatakse selle aasta komeet ikkagi? Hetkel 5,55. Natuke kehvem siis kui Otil see koefitsient. Ja üllatuskoefitsiente?
No, kui üllatusvõitjat oodata, siis võib-olla Priin on üks variant, tema koefitsient on 6,50, aga noh, eestlased tahavad näha Ott Tänaku võitu ja selle jaoks me oleme teinud ka mõned ahvatlevamad hinnad. Nii, kuulame huviga. Et üks oliboost, mida me pakume, ehk siis erihind, Ott Tänak võidab ralli ja Power Stage'i, see on koefitsiendiga 25. No on oma elu jooksul nii mõnegi niisuguse tuubli teinud. Jah, ja teine variant, kui usud, et Ott on kiire, aga auto ei pea vastu, siis Ott Tänak võidab enim katseid, pakume koefitsiendiga 8. Sinna ma viskan peale. No kui see hübriid ajab jälle ei hakka mingit punast tuld näitama ja mingit jauramid korraldama. Aga aitäh sulle, Tanel, sellise põgusa ülevaate eest tulevase spordinädalasse. See nädal tuleb megatihe, me ei jõudnud nendest kõikidest asjadest ära rääkidega, mis toimub ralli, vormel, jalka, võrkpall, käsipall, sulgpall, hüppepall, peapall, no kõike lihtsalt. Teise divisjoni jäähoki. Telekas on higistavaid inimesi terve nädal täis ja siinkohal meie tõmbame oma saate otsad kokku. Ütleme sulle suur tänu, siiras tänu, kui sa meid vaatasid ja mis muud, kui oleme poodiumil järgmine nädal täpselt samal ajal ja täpselt samas kohas. Tšau! Tšau! Kõik on võimalik. Olivett!